tähele, millega sa alustad oma päeva. Kas hirmuga, kas pahameelega, kas kellegi teise ärevusega või hingamisega. Uudised ei küsi, kas sa jaksad, nad küsivad ainult, kas sa vaatad. Ja kui sa vaatad piisavalt kaua, hakkad sa tundma asju, mis ei ole sinu omad. Jah, viha, mis ei sündinud sinus, ärevus, millel ei ole sinu juuri, hirm, mis ei küsi luba ja sa nimetad seda teadlikkuseks. Aga küsi ausalt, mida see sinuga teeb. Kas see teeb sind rahulikumaks, kas see teeb sind targemaks, kas see teeb sind hoolivamaks või lihtsalt väsinumaks. Kui sa lõpetad negatiivist toitmise, siis juhtub midagi kummalist. Sa hakkad märkama, kes su ümber elavad hirmust. Inimesed, kes oskavad ainult kurda, kes räägivad ainult probleemidest, kes ei näe midagi head, isegi kui see seisab nende ees. Mõni inimene on ise nagu uudistekkanal, alati draama, alati pahameel, alati keegi süüdi. Ja sa tunned, kuidas su keha tõmbub kokku, kui nad räägivad. See ei tähenda, et nad oleks halvad, see tähendab, et nad on näljased tähelepanu, emotsiooni, pingete järele. Kui ajakirjandus toidab ainult negatiivset, õpetab ta rahvast vihkama, mitte mõtlema, mitte eristama, vaid reageerima. Ja siis imestame, miks inimesed vihkavad valitsust, miks ühiskond on pinges, miks kõik tundub vaenulik. Aga keegi ei küsi, kes õpetas meid nii vaatama. Tõde ei karju, tõde ei pooli, tõde ei ela peal. Kirjades tõde on vaikne ja erapooletu ja just sellepärast on teda raske müüa. Kui sa lõpetad uudiste tarbimise, ei kogu maailm kokku. Päike tõuseb ikka, päike loojub ikka, inimesed elavad ikka. Aga sina hingad esimest korda vabamalt. Ja sa hakkad valima teistsuguseid inimesi, neid, kes ei hala, kes ei toida viha, kes ei ela süüdistusest või ka neid, kes lihtsalt oskavad vaikida. Vaiksete inimestega on hea olla. Nad ei tõmba sind pingesse, nad ei nõua reaktsiooni, nad ei otsi vaenlast. Nad on kohal. Kui sa võtad oma tähelepanu väljast ära ja tood selle sisepoole, siis hakkab midagi parema. Sa märkad oma keha, sa märkad oma hingamist, sa märkad oma emotsioone, enne kui need sind haaravad. Psühholoogia ütleb, kes suudab end jälgida, ei ole enam emotsiooni joris. Tõeline tarkus ütleb ära kuluta energiat sellele, mida sa ei kontrolli. Holistiline tõde ütleb, kui meil rahuneb ka keha. Kui sa ei toida ära hevivust, siis ärevus ei kasva. Kui sa ei toida viha, siis viha ei juurdu. Kui sa ei toida hirmu, siis hirm kaotab ju. Sa ei muutu ükskõikseks, sa muutud selgeks, sa ei muutu külmaks, sa muutud rahulikuks. Sa ei põgene maailmast, sa lõpetad müüres elamise. Ja üh hetkel märkad, su maailm on suurem kui ükski pealkiri. Su elu on rikkam kui ükski arvamus, suurem pajutsam kui ükski perni. Ärka järgmise perni ja sest teine sa kuikama oni serio se vesiaan. Ja kus ei vaatid raad, toot on vero, ei pusi vukrab korusteed, pikama. Meno, tuid on meraki, tuid on leno.